Head saarlaste noored, head külalised. Kõigepealt tahaks tänada kõiki meie ülikoole ja õppeasutusi, kes täna on siia Saaremaale kohale tulnud, et näidata ja tutvustada seda, mida nendes koolis õppida saab. Kes te olete ja mida te teete? Loen välja teie kõhu pealt, et olete Kuressaare ametikoolist. Mida te pakute siin? Kes teist juttu räägib meiega? Me pakume siis flambeeritud pannkooke. Mis endas kujutab? Pannkook on siis võis, suhkrus ja apelsinimahla ja siis apelsinilikkööri sees on tehtud. Et proovime seda likööriga põlema saada, et pannkoogid põleksid. Näete, kui osavalt nad tulega ringi käivad. Vaatame kohe, kas ma ise vaikselt tõmbun natukene eemale siit niiviisi. Päris pauku ei käinud, aga näete, ilusasti pann põleb. Kuressaare ametikoolil on ka kohvik siin välja pandud, kes seda tasuta süüa, võib ka raha välja käia. Viljandi on siis Tartu Ülikooli filiaal ja meie siis oleme täiesti kultuurikool. Et kõik huvid, hobid, mis vähegi on, tulge siia, me kindlasti leiame teile mingisuguse eriala. Meil on teatrikunst, mis on väga populaarne saarlaste seas, kõik tulevad ja küsivad kohe teatrikunsti, on tantsukunst. Ütle, kes teie teatrikunstist välja on lennanud, mõni tuntud nimi näiteks. Kas või ise ennast? Pildi peal on meil kohe Marilyn Jurman, on Kait Kall, kes kõik teavad Naabriplikast, kes mängib seal siis sellist nii-öelda joodiku rolli väga hästi välja. Kindlasti on järjest tõusvaid, et Eesti seriaalides maastikes on väga palju Viljandi näitlejaid, just nimelt mitte lavaka. Suur andis väiksele sõna, ehk siis Pärnu andis Viljandile sõna. Meid on siin tegelikult väikses boksis kokku niimoodi 3, ehk siis Viljandi, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ja Tartu Ülikool sammukene veel sealpool. Laseme tudengitel sellest Tartu Ülikoolist ise rääkida. Aga Pärnust nii palju, et meie oleme Tartu Ülikooli selline väike, kiire ja lihtne osa. Ehk siis on meil siin praegu ainult 3 rakenduskõrghariduse õppekava ja täpselt nii ongi, neid 3 saab õppida nii päevases õppes kui avatud ülikoolis. Ma hetkel isegi ei hakka rääkima, mida meil õppida saab, tulge uurige ise. Aga mis Pärnu teeb eriliseks, ongi võib-olla see, et meil on hästi praktiline õppetöö. Ehk siis meil ei ole ühtegi bakalaureuse kava, meil ongi ainult rakenduskõrghariduse kavad, mis tähendab seda, et kõik üliõpilased, kes meile õppima tulevad, saavad kõvasti praktikat ka. Aga kuidas Tartuga on? Kas me jääme teie jaoks liiga kaugele? Ma arvan, et kindlasti mitte. Et saarlasi kindlasti tuleb ka Tartusse ja kui siin kõik rääksid oma filiaalides, siis Tartus on ikkagi Tartu Ülikooli see peahoone ja valikut erialade suhtes on hästi palju. Et näiteks Tartu Ülikooli tulles on see, et saad kindlasti endale isikliku juristi ja arsti ja siis lisaks ka veel hea hariduse. Ja palju on koolivälist tegevust, aga kindlasti soovitan kõigil tulla isiklikult meiega rääkima, et meid on siin Tartust on 3 tudengit, kes õpivad erialasid, ehk siis saame rääkida ja kõigile soovitan tulla ka kindlasti tudengivarjuks, et selle kohta saab ka tulla ja lisainformatsiooni küsida meilt. Maaülikool on siis Eesti kõige erilisem ülikool selle poolest, et meil on loodusega seotud erialad ja väga palju praktikat, nii et kõik need, kellel on huvi õppida siis seda, kuidas tulevikus ka Eestimaa püsima jääks, siis need on kõik meile oodatud. Meil on tänase seisuga umbes 4000 tudengit ja näiteks Saaremaalt tuli meile sellel aastal suisa 9 inimest õppima, nii et saab koos nendega ka käia, kindlasti koopereeruda ja tulebki tulla selle pärast, et meil saab õppida seda, mida kusagil mujal õppida ei saa. Kuidas on teil nende vahvate nimedega siin niiviisi? Vaatan, et siin on välja loendamatud ametikohad. Kas nendele ka kõikidel on nõudlust?
ma ütlen ausalt, et kui on tubli inimene, saab igal pool tööd, aga on kindlasti neid erialasid, kus on rohkem nõudlust ja neid, kus on täna vähe, aga tulevikus ilmselt on rohkem. Mul on hea meel tutvustada Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskust. Asume Tallinna Tehnikaülikoolis peahoones. Nõustame kõiki neid, kes soovivad oma õpinguid jätkata USA ülikoolis. Me viime läbi ka rahvusvahelisi inglise keele ja akadeemilise tasemeteste, nii et kui te mõtlete, et te tahaksite õppida välismaal mõnes ingliskeelses programmis, siis te kohtute meiega ikkagi teabekeskuses, sest TOEFLit saab teha just seal. Ja mul on hea meel tutvustada, minu kõrval on Jay Oregoni ülikoolist, et kui teid huvitab rohkem selline akadeemiline elu USA-s ja missugust elu USA tudengid elavad, siis tulge ajaga Jayga juttu. Ma arvan, et kõikide inglise keele oskus on väga hea ja keegi hätta ei jää ja te saate palju targemaks. Hi, my name is Jay and I'm an intern at the Education USA Center at TTU. I'm here for 6 months trying to learn some skills in an internship and also share information about my country with Estonian students. So, thank you. Ja mina tahaksin tegelikult teada seda, et kui vanalt saab tegelikult USA-sse õppima minna, kas seal on ka mingi piirang ees või on seal mingi vanemate nõusolekuga võimalik juba minna 15-aastaselt näiteks? Et kui ma tahaksin keskkooli minna, siis kindlasti vanemate nõusolekuga ja ainult sellistesse internaatkoolidesse, et alaealiste peab olema ikka mingisugune valve. Aga kohe peale keskkooli, siis kohe kui te olete 18 ja lõpetate keskkooli, siis saab juba iseseisvalt USA-s õppida. Tundub hirm kallis. Kas ka on nii? Ma julgen öelda, et USA-s õppimine on röögatult kallis, aga meil siin laua peal on ka sellised infolehed, kus on nimekiri nendest ülikoolides, kus on väga helded stipendiumid rahvusvahelistele tudengitele. Nii et kui te vastuvõtukomisjonile muljet avaldate, siis ülikool on nõus maksma teie eest ka 100% kõik kinni. Mina olen Eva Dream Foundationist, et me aitame noortel minna välismaale ülikooli ja ka meie juures saab teha keeleteste. Et kui soovite minna Taani, Hollandisse või Inglismaale, siis võite tulla siia või kui tahate kuulda minu Inglismaa kogemusest, siis tulge kuulake seda ka. Kas teie juures käib palju inimesi või kuidas teie juurest välismaale õppima saab niiviisi? Kas selleks tuleb teie netis mingi brosüür või konkreetselt koha peale tulla? Internetis on võimalik kõik asjad ära teha, aga võib tulla ka koha peale konsultatsiooni ja seda on võimalik teha ka Skype'i teel, kus me saame anda informatsiooni, et mida õppida, kus õppida ja mis on võimalused. Aga kas teil on ka mingi kandideerimine, et võib juhtuda nii, et ma tulen ja ma ei saagi kuhugi minna? Kas sul on nii halvad hinded? Ei, tegelikult on võimalik erinevate hinneteks saada erinevast ülikoolid sisse, et on kõrgemad, nõrgemad ülikoolid, et selles mõttes on igal ühele tavaliselt midagi olemas. Väga tubli. Dream Foundation oli siis selline asutus, mis viib teid välismaale õppima. Meie juurde võiks siis tulla, kui te soovite rohkem just rakenduslikku kõrgharidust, et meil on ka praktika. Miks te ise olete siia Saaremaa peale jäänud? Või kas te olete üldse saarlane? Olete siia tagasi tulnud kuskilt või kusagilt mujalt siia õppima tulnud? Ei, mina ei ole Saaremaalt, et ma olen tegelikult väga kaugelt. Ma olen Tartu lähedalt ehk siis Põlvast ja ma tulin just turismi pärast siia, et turismi ja toitlustuskorraldust õppima, et seda ma väga soovitan kõigile. Uskumatu! Siit aetakse kõik inimesi välja, et väljaspool saab õppida ja ise nad tulevad Tartust Kuressaarde õppima. Mis siis on see heelis, miks siia Kuressaarde tulla ja kas ei olnud Tartus siis sellist eriala või? Tartus ei ole sellist eriala, aga sellepärast eelis, et Saaremaa on just nagu turismikoht, kus praktikat, eks ole? Praktika ja siin on nagu turism väga arenenud ja võiks rohkem arendada, seega ma väga soovitan tulla väga sellistel nii-öelda äriinimese mõttega inimestel siia, et just arendada turismi. See boks on siin nüüd Kaitseressursside Ameti ja Kõrgema sõjakooli boks. Kaitseressursside Ameti käest saab infot kõik selle kohta, mis puudutab ajateenistust
ja kõrgem sõjakool, nagu nimigi ütleb, siis see info käib nüüd selle kooli kohta. Vorm, mis mul seljas on, mis te küsisite, on siis Eesti mereväe kadetivorm, kes õpib kõrgemas sõjakoolis. Selge. Kas te ise olete saarlane? Ja olen saarlane ise. Kui pikalt te olete siis saare pealt ära olnud või saab ka Saaremaal õppida? Saaremaal kahjuks õppida ei saa, aga Saaremaal käia kannatab iga paari nädala tagant ikka. Kaua te õppima peate? 3 aastat. 3 aastat. Ja nagu aru saan, on see teil kõik tasuta? Mitte ainult tasuta, vaid selles koolis makstakse teile õppimise eest. Miks? Sellepärast, et te olete riigi palgal, kui kõrgemas sõjakoolis õppida. Kas tohib ka teada, mis see palk on, et vahvasse kooli õppima saab? Palganumbrid on loomulikult avalikud, et brutopalk on 600 eurot kuus õpilasel. Kuulsite meesterahvad ja ma saan aru ka naisterahvad, eks ole? Et miks mitte õppima minna siis sõjakooli ja saada selle eest veel palka? Ja 3 aastat siis, eks ole. Aga kuidas töökohtadega on? Kas töökohad on kindlustatud? Töökohtadega on nüüd niimoodi, et tööle minek peale seda kooli on lausa kohustuslik, et seesugust muret ei ole, et lõpetate kooli ära ja peate mulle töökohta otsima hakkama. See on teile juba valmis otsitud, lihtsalt on vaja kool ära lõpetada ja tööle minna. Uskumatu, ma saan aru, et teil on ukse taga metsikud järjekorrad ja sissepääs on lausa võimatu. Ei ole kusjuures nii. Ei ole väga metsikud järjekorrad. Sisse saamine on, ütleme nii, et üsnagi lihtne. Ja sellepärast me ka siin oleme, et me tulemegi omale uusi kolleege juurde otsima. Ma küsiksin naisterahva käest, et kuidas teile see sõjaväeline väljaõppe on siis tulemusi andnud? Kas teile meeldib see sõjaväeline kord ja kuidas see õppimine on naisterahvastele niiviisi? Kas te kutsute naisi enda juurde? Õppimine on samasugune nagu meestel, et kõik on võrdsed ja minu jaoks on see siis õige elukutse. Mina tean, et mina olen teinud õige valiku. Ja see sobib kõikidele inimestele, kes siis tahavad saada juhtideks või siis kes siis tahavad omada mingisugust vastutust, et seda just sealt sõjakoolist ja enda tulevaselt elukutselt saab. On palju naisi teie juures? Hetkel ei ole väga palju, aga neid tuleb ikka aastatega üha rohkem. Uskumatu, selline vahva mehin ala ja näete, sellised särasilmsed naisterahvad on siia juurde tulnud. Nii, aga meie oleme jõudnud Tallinna Majanduskooli juurde. Rääkige palun endast, milleks teie juurde tulla ja mis teie juurest võimalik on saada? Meie juurest on võimalik saada omale selline haridus, mis annab sulle alati tööd ja leiba. Mida veel tahta, eks ole? Ega ei olegi midagi tahta, et valik on päris suur ja on selliseid erialasid, mida saab ainult meie juures õppida, näiteks kindlustusspetsialistiks või turundusspetsialistiks. Aga on ka selliseid erialasid, mida saab mujal õppida, aga mis on meile ikkagi väga-väga populaarsed, nagu näiteks raamatupidaja. Super! Raamatupidajatest on ju alati puudus niiviisi. Kus õppida saab? Kas nimi Tallinn ütleb juba ära, et see on ainult Tallinnas või on ka Saaremaal võimalik? Kahjuks mitte, meie asume Tallinnas, aga meil on päris palju kaugõppes õppimise võimalust, et peaaegu kõikidel erialadel on võimalik ka kaugõppes õppida. See tähendab seda, et tuleb kord kuus Tallinnas käia, 5–6 päeva. Kas suur konkurss on teie juurde? Kas hinded loevad? Kas on kallis? Kallis ta ei ole, sest kõik on täiesti tasuta. Aga konkurss on nii ja naa, et mõnedel erialad on väga suur konkurss, aga mõnedel on natuke väiksem. Ja hindeid ei vaadata. Kas see raamatupidamise eriala ongi nüüd selline põhiline, millega teie juurde tullakse ja kelleks tahetakse nagu saada või pigem selline kohtuistungite sekretär näiteks või juristi abi? Mis see kõige populaarsem ala praegu on näiteks teie koolis? Kõige populaarsem on raamatupidaja, väikeettevõtlus ja turundus. Kauaks õppima peab tulema, et saada temaks ehk siis raamatupidajaks? 2 aastat, aga turundus on 2,5 aastat, väikeettevõtlus ainult 1 aasta. Need erinevad on pikkused. Kuidas selle raamatupidajatega on? Kas sinna erialale, ma vaatan, et siin on ka teised erialad niiviisi, kui tulime eelmisest boksist, kus oli väga sõjaväeline seltskond, eks ole, ehk siis meesterahvad peaksid koos olema. Kas siin teie seltskonnas on enamus ainult naisterahvad? Ma arvan, et meil on 90% õppijatest on naised. Siis meestel on suur võimalus sisse saada, eks ole?
no ma ei tea, kas seal seda just ei vaadata, mis soost sa oled ja meessugu ei anna sulle mingit eelist, aga meestel on võib-olla mingid muud laiemad valikuvõimalused hiljem siis. Meie läheme edasi ja Eesti Merekool on meil siin ja vaatame, mida nad siis enda koolist räägivad ja milleks nende juurde minna. No meile tasub õppima tulla eelkõige neil, keda huvitab merendus. Ehk siis meil on võimalik õppida vahitüürimeheks, vahimehaanikuks, laevamotoristi eriala on väga populaarne, samamoodi vanemmadrus, laevaelektriku ma vist juba mainisin, aga kui ei maininud, siis ka laevaelektrik. Suurepärane. Palju teie juures inimesi õppimas käib? Meil on õpilasi ligikaudu 250 ja meil on filiaal ka Tartus, kus meil on siis siseveelaevnikud. Meil on olemas õpilaskodu, mida me kasutame Tallinna Tööstushariduskeskusega kahasse, ehk siis meil on olemas tegelikult ka majutusvõimalus. Suurepärane. Mis on teil täna sellise päeva moto või millega te praegu näiteks, ma vaatan, et seal on 2 tüdrukut, millega te neid võlute kohe, kui kes teie laua juurde siia tulevad? Kas teil on kohe mingi süke nipp olemas, millega te tõmbate inimesi enda juurde? Ja ikka, meil lahendatakse praegu viktoriini, mis on merendusalaste küsimustega ja läheb üsna hästi. Kas selle viktoriinil on ka mingi tulemus ehk mingi auhind? Need, kellel on kõik õiged vastused, nendel on eriauhind. Ja kuidas siiamaani läinud on? Üsna hästi, nii et eriauhinnad hakkavad otsa saama. Saarlased on imetargad. Mis paelad need siin on niiviisi? Usun ju, et enamus inimesi, kes on 18 saanud, oskavad juba kingapaela siduda, aga mis paelad need siin on? Need on mõeldud nüüd sõlmede tegemiseks, sest meremehel on väga vajalik teada ka sõlmi. Tänapäeval teevad ju kõik arvutid ära, kas neid asju ei saa siis arvutit teha? Kõikidel laevadel ei ole olemas arvutiga võimalust ühendada, selles mõttes, et peab oskama ka ise teha. Hello, or Jelly. Yeah. Nice to meet you and welcome to our Kuressaare Gymnasium. Sorry, if it's right? It's right, Kuressaare Gymnasium, yes. If you want to know more about China or want to know something about Chinese, you want to calligraphy or tea ceremony and Kung Fu, Wushu, Tai Chi, this kinds of Chinese things, okay, welcome to our school. Et on võimalik siis saada osa Hiina kultuurist ka, et keeleõppe ei ole alati mitte ainult keeleõppe, vaid keeleõppe ongi kultuuriõppe ja sellepärast siis saab proovida Hiina teed ja samas ka joonistada Hiina tähti, kalligraafia osa. Ja tegelikult väikese lisapalana on meil võimalik ka siin uurida pisut Mehhiko kohta. Meil on üks noormees Mehhikost, Edgar, kes on sel aastal meie õpilane. Nii et maailm läheb järjest avaramaks ja Kuressaare Gümnaasium pakub selliseid uusi võimalusi õppida, käia suvel ka Hiinas. Siin on ka neiu, kes on käinud suvel Hiinas laagris ja saab täiendada ennast ka. Ja samamoodi siis ka see, et meil on digipöördekool, millest saaks lähemalt uurida kooli kodulehelt. On olemas ka siin meil uued klassijuhataja kandidaadid, noormehed, noored meesõpetajad, nii et ka see on uus. Nii et pakume ja üllatame ikkagi. Kas Kuressaare Gümnaasiumis veel eesti keelt räägitakse? No ikka, jah. Aga maailm avardab ja peame kõik oskama kaasa minna uute asjadega. Selge. Kas räägime ka midagi Mehhikost, mis meil härrasmees räägib? Kas do you speak English or something else? English and Spanish. Speak a little bit Spanish, something like welcome to Saaremaa. Bueno, bienvenidos a Saaremaa y la verdad, Kuressaare Gymnasium es una muy buena escuela, la verdad. Muy bueno, Saaremaa, Estonia, todo. Suurepärane. Thank you. Kuidas teil seal õppimisega on? Olete sõbralikud ja tasub teie juures, eks ole, õppida? Ja muidugi meil on kõik väga sõbralikud ja me räägime kõik inglise keeles ja õppetöö toimub ikkagi eesti keeles ja välja siis hiina keeletund, mis toimub inglise keeles. Kas see on tee äkki või mis see on teil siin? Ja see on hiina tee ja ta siis teeb meile hiina tee tseremooniat. Nii, aga ma proovin ise ka selle hiina tee ära, et smell first. Okei. Ma nüüd nuusutan. Kõigepealt peab nuusutama.
Like tea? Very good. Okay. Tahaks teada, miks sa seda tegid? Käsiti. Käsiti teha. Aga mis oli selle motivatsioon, et sa seda tegema hakkasid? Nüüd ma näen, miks sa seda tegid. Väga hea, said omale loodi niiviisi. Suurepärane. Mis meil siin toimub siis? Miks mehed, täiskasvanud mehed siin oma nerve rahustavad nende paku peal siin niiviisi? Mis teil toimub siin? Peab ikka harjutama ka ju, ega muidu ei saa ju, päris ehituse peale ei saa ka muidu. Te olete ehitusmehed kohe. Mis ehituseriala te pakute? Ehituspuussepad. Ehituspuussepad. Mis teie käe all veel valmi? Ma vaatan, ilusad linnumajad on seal ääre peal niiviisi. Milleks või kelleks mehed saavad või ka naised, eks ole? Üldiselt saavad meil üldehitajaks saab. Oskavad müüri laduda ja kaminat teha, kui tahavad ja... Pottsepatööd ja... Seda peab kaua õppima? Ei, see on siuke väike nagu, mitte väga pikalt nad ei õpi, aga veidi. Kas seda saab tundide kõrvalt teha või see on eraldi eriala kohe või? Tundide ajal ikka. Eraldi eriala see ei ole. Selge siis. Ja kui kooli oled ära lõpetanud, siis sinust saabki ehitusinsener või kes sinust saab? Ehitaja, lihtsalt ehitaja. Kohe diplomi peal on kirjas niiviisi, et kui tahad kuskile tööle minna, siis võid panna CV-sse, et... Ehitusbetoon, konstruktsioonid on, kui väga peenelt öelda. Suurepärane ja seda kõike siis Saaremaal? Jah, Kuressaare ametikool. Kuressaare ametikool, nagu nägite. Ja väikest käsitööd saate siia pakku sisse harjutada. Mis pakk see on ja kui pikad need naelad on, mida siia sisse taguma peab? Saarepuu ja naelad on 100-sed ja 120-sed. Et kõvemad mehed saavad 120-st? See peab näost nägema, et sa vaatad näkku ja siis kas annad 100-se või 120-se. Et need tüdrukud õpivad animatööriks rekreatsioonikorralduse suunal. Minu kõrval on siis veel majutusteeninduse tüdrukud, kes on ka täna just tutvustamas riigilippe turismi poolt. Ja mida siis iga päev need erialad endast kujutavad. Et siin on siis tegemist inimestega, kes hakkavad turistidega tegelema. Ja hästi palju siis on sündmus, nende selline asi, eks ole, et erinevad sündmused, erinevad matkad, erinevad näiteks ka sellised ujumised, igasugused rekreatsiooniga seotud sellised asjad. Ja kiidindus kindlasti, ka inglise keel on väga oluline suhu saada väga hästi. Ametikoolis saab siis õppida ka erialasid, et on 1-aastane väikeettevõtlus ja 2-aastane ärikorraldus. Kuressaare täiskasvanute gümnaasium. Mis klassist oleks mõttekas teie juures õpinguid jätkata? Vaatan siin, panite video jooksma, et siin ei ole päris noor, ei ole, et mis klassist saab teie juurde siis tulla, mis vanusest nagu sinna täiskasvanute gümnaasiumisse vastu võetakse? Alates 17. Alates 17. Ja miks peaks teie juurde tulema või kes teie juurde tulevad? Sest meil on väga palju võimalusi, töö kõrvalt, lapse kõrvalt, meil on 2 aastat on e-õppe, ehk siis mis on iga kuu teisel reedel ja laupäeval. See on siis 10. ja 11. klass. Reedel ja laupäeval saab õppida, ei peagi iga päev õppima? See on ainult kord kuus. Ja nagu mainisid ära, et seda saab ka töö kõrvalt teha, nii et mitte mingit segadust ei ole, saate ka internetis teha ja käite lihtsalt andmas eksamit, saan aru? Jah, ja meil on ka päevased õpped ja õhtused. Kuidas teie koolist edasi lennuga on, et kui tahab keegi edasi minna näiteks kuhugi ülikooli, kas on see selline tugev aluspõhi või kuidas teil on? Jah, väga tugev. Et enamus inimesi, kes tahavad, saavad ikka sellise hariduse väga tugeva põhja kätte ja eksamitest järel andmisi ei tee? Ei, meil on veel tasulised järelaitamistunnid, eraldi riigieksami kursused, eraldi veel. Siis on madruseõpe meil, mis on ainuke võimalus siin Kuressaares, saab õppida madruseks. Siis meil on veel lapsehoid, valikained, karjääriõpe, soome keel, kiidindus ja usundiõpetus. Mis klassid need on, mida teil õpid, kust on võimalik siis õppida, kas 6. klassist alates või 9. või ükskõik, mis asi sul poolele näiteks jääb? Alates 8. Alates 8. klassist on võimalik tulla. Et kes siis näeb, et päevases õppes jääb nagu vajaka sellest ajast, et tahab nagu koolis käia, kui mõne tööl käia, see võib teie juurde õppima tulla edasi.
millega siis Saaremaa Ühisgümnaasium meelitab enda juurde lapsi tuleval aastal siis või miks teie juurde peaks tulema ja teie juurde peaks jääma näiteks? No nii, 3 põhjust, miks tulla Saaremaa Ühisgümnaasiumisse. 10. C-klassi juhataja, 10. B-klassi juhataja ja 10. A-klassi juhataja. Kõik klassijuhatajad on koha peale tulnud või? No vot, see on küll nüüd väga suur promo niiviisi, et saate koha peal ise tutvust teha oma klassijuhatajatega, et lend number 100 ootab teid, see on ju küll suurepärane uudis. Ma saan aru, et te võtategi 100. lennu enda juurde, et kes siis 12. nüüd välja lendab, nemad on 100. lend. Kas nendele tehakse ka mingi erilisi mingeid väljapanekuid, antakse kõikidele lõputunnistus viitega kätte, te olite 100. lend. Kuidas on klassijuhatajad, olete valmis uueks õppeperioodiks? Jah, me arvame, et kullast need pintsakud ja hõbedased kleidid ikka sobib sinna. Suurepärane. Olen ju kuulnud jah, et paljud meesterahvad, õigemini noored poisid tahavad tulla Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppima sellepärast, et seal on kõik nii viisakalt riides. Kas see on ka siis nii, et ei tohigi dressidega käia näiteks koolis? Gümnaasiumis ei või. Kehalise tunnis tohib dressidega olla, jah. Kehalises ikka võib veel? Kehalises võib, aga muidu on ikka lips ja pint. Palju te inimesi oma kooli ootate nüüd järgmisest aastast? Mitu inimest teil klassi tulemas on? No võiks olla 3 korda 36. 3 korda 36. See on circa 100 õpilast niiviisi ja ma kujutan ette Saaremaal praegu elanike arvu arvutades 40 000 vist, eks ole, Kuressaares 14 000, niiviisi suured numbrid ümbert ringi ja teie võtate ainult 100 inimest vastu, siis on konkurents päris suur. No ametikool tahab ka. Selge siis. Kuidas teil on nendega, kes teie enda koolist tulevad? Kas nemad saavad kohe otse teie kooli jääda või seal on ka ikkagi konkurss? Meie praegused 9. on väga nunnud ja armsad, et selles mõttes nii tore oleks, kui nad tuleks kõik meie klassi edasi. Aga noh, kui nad otsustavad teistmoodi, siis on meile kahju muidugi, aga nad on kõik väga armsad, nii et on oodatud. Aga pingutama peab, niisama ei saa muidu. Suurepärane. Ma näen, et te meelitate siin lausa kommidega enda juurde niiviisi ja väike napsuklaaski on siia välja pandud. Ma võtan ka siit ühe 100. siis juubeli ja täitsa ongi pressitud niiviisi. Saab siit natuke tindiga kokku ja saate juba omale diplomile pitsati alla panna, et olete 100. lennu ära võitnud niiviisi. Aga tulge tehke oma keel magusaks ja kindlasti külastage Saaremaa Ühisgümnaasiumi boksi. Mis asi on Eesti Lennu Akadeemia? Saab meie juures õppida erinevaid erialasid, millest kõige võib-olla tuntumad on tõesti siis piloodi eriala ja lennujuhtimise eriala, aga lisaks nendele on veel pakkumises meil siin õhusõiduki insener ja hooldaja, samuti ütleme lennundusettevõtte managemendi pool, siis veel sidenavigatsioon ja lisaks veel ohtralt kursus erinevaid. Ja täna on huvi olnud väga suur just piloodi suhtes, et siin tüdrukud on käinud ja konkreetselt valinud endale välja, et millise lennukiga lendama hakkavad. Et meil on siin, näete, siin kaubanäidised on olemas niimoodi, et saab ilusti vaadata ja kodune Kuressaare lennuväli, eks ole, kus saab siis ütleme ka kätt proovida, nii et miks mitte. Tulles teie juurde õpin 4 aastat, kas ma siis võin osta omale lennuki ja ise Saaremaal lendamas käia, kus iganes tahan või kuidas sellega on? Põhimõtteliselt hobilendurina saate toimetada nii, kuidas jaksate. Kui te tahate nüüd minna edasi, ütleme, mõnda lennufirmasse, siis sellele järgneb tüübikoolitus. Et vaadake, lennujuhtimisega ei ole niimoodi, et nagu autojuhtimisega, et teete lood ära, eks ole, ja siis istute kas Mercedese või Opeli rooli, et vahet ei ole. Siin on igal konkreetsel lennukil oma tüübikoolitus ja see on vaja läbida. Aga kas on ka teil mingisugune vanusepiirang ette nähtud, et nii noorelt või nii vanalt ei saa enam lenduriks õppida? Vanusepiirangud otseselt ei ole, küll on aga olemas meil tervisenõuded, tervisekontroll, kuhu siis saadetakse kõik piloodikandidaadid ja lennujuhid ja samuti on siis vaja teha neil isiksustest, ütleme, mis näitab nende sobivust vastavale erialale. Lennundus on selline kõrge pilotaažiga, nagu öeldakse niiviisi, kas ka väga kõrgete sisseastumiskatsete poolest peab seal olema mingisugused viied, peab seal olema mingisugune eriline, ma ei tea, tahe või väga paks rahakott? Ei, õpe on meil tasuta selles mõttes, et raha kulutama ei pea. Riik selle kõik katab ilusti kinni, kuigi see õpe on väga kallis.
iseenesest. Aga meil on selline hea võimalus, et need, kes tahavad lennata kõrgelt, need saavad õppida piloodiks ja kellel meeldib lennata, aga mitte eriti kõrgelt, nemad saavad õppida siis maapealseid erialasid, maapealset teenindust. Suurepärane. Mis seal ikka? Olen ka kuulnud, et üks hästi kõrgelt tasustatud ameteid ongi lennunduses maa peal siis lennukite juhtimine, eks ole. Et kas mul on õigus, et saab teie juures siis lennujuhiks, mis selle õige nimetus on, ma ei teagi täpselt niiviisi, lennujuhiks õppida, kes siis maa peal kõiki neid asju koordineerib, et sa ei tohigi õhus lennata nii, nagu jumal juhatab või tahad seal pääsukeste seas Eesti rahvuslinnuga aega veeta? Just ütleme, kontrollitud õhuruumis käib alati lendamine lennujuhi kaasabil ja neid, ütleme, Lennuakadeemia koolitab. Ja üks näide on meil ka siin laua taga, meie vilistlane ja lennujuht Kuressaare lennuväljal. No tegelikult on lennujuhtimise amet selline amet, et eesmärk lennujuhil tornis või kusagil maa peal radari taga on see, et õhus olevaid õhusõidukeid omavahel mitte kokku lasta. Ta on nagu piloodi jaoks maapealsed silmad või midagi sellist võiks öelda. Ja lennujuhtimise eesmärk on ikkagi anda õhusõidukile kindlaid juhiseid, mille järgi õhusõiduki piloot peab siis oma lennuteekonnal käituma. Ja siis loomulikult lennujuht peab olema kindel, et need juhised on õiged, et need juhised ei vii teda vastu mingisugust mobiilimasti või vastu teist lennukit, näiteks. Europe Direct, Hiiumaa, Saaremaa teabekeskus. Millega te tegelete, miks te olete siia tulnud ja kes teie juurde peaks siia tulema? No me oleme Hiiumaa valitsus, Saaremaa valitsuse ühisprojekt on selline euroinfo levitamise teabekeskus. Selline kontor asub tegelikult Hiiumaa valitsuses, aga me korraldame ühisüritusi, käime messidel, siis kõiki sellise asju teeme. Täna teeme näiteks siin viktoriini Euroopa Liidu kohta ja huvi on päris suur. Nii et kes ei ole veel teinud, võib astuda ligi. Tallinna Tehnikakõrgkool. Mis te enda kohta oskate rääkida? No mina oskan rääkida kõigepealt seda, et meie koolil on nüüd uus tunnuslause, kõrgharidus, mis töötab 98%. Tähendab, kui sa lõpetad rakenduskõrgkooli, siis on sul töökoht kindlustatud, kuna sa oled nii palju praktikat saanud ja ettevõtjad juba siin tootavad. No mida paremat võiks veel olla, kui töökoht on garanteeritud, eks ole. Aga kus te olete? Olete Kuressaares, olete Tallinnas? Kus te asute? Me asume Tallinna kesklinnas, Kino Kosmose kõrval ja Rahandusministeerium, nii et täiesti väga hea koht, kõik enamus koolist on kõik ühes kohas ja meile tuleb väga palju Saaremaalt noori õppima. Näiteks eile me käisime Kuressaare gümnaasiumis ja seal on meil 17 noort, kes tuli meie esimesele kursusele, nii et meil on Saaremaa noori palju, järelikult nad tahavad rakenduskõrgharidus ja just tehnika valdkonnas. Nii et tulge aga meie kooli, jälgige kodulehte, sotsiaalvõrgustikke ja lahtiste uste päev on kevadisel koolivaheajal 19. märtsil. Kõige toredam on see, kui tulevad sellised noored, kes juba ütlevad, ma olen natukene uurinud ja ma tahan nüüd vaata, mida ma nüüd saan rohkem teada sellest erialast ja teie koolist. Ja neid on alati Saaremaal olnud. Kusjuures palju tuleb ka teie Kuressaare ametikoolist noori, kes tulevad oma edasiõppimisvõimalusi uurima. Nii et me oleme Saaremaaga alati väga rahul. Aitäh kutsumast! Õppimine siis 4 aastat, 5 teaduskonda, 13 õppekava, sellised on nende brosüürid ja plakatid siin selja taga ja meie siit läheme edasi. Tervishoiukõrgkool on siin niiviisi. Igal aastal mind on see boks kõige rohkem huvitanud ja sellepärast ma olen ka neid igal aastal kiusanud, et ma olen need viimaseks jätnud siia, sest siin on kõige suurem tung tavaliselt niiviisi, et teil on huvitavaid vidineid siin laudade peal alati olemas. See aasta ma üldse ei hakkagi proovima neid asju. Rääkige parem ise kõikidele uutele noortele, mis asjad teil siin laua peal on ja miks teie juurde peaks tulema? Mis meil siis pakume nii-öelda interaktiivsematest tegevustest messil on kindlasti see, et meie juures saab mõõta rasvaprotsenti. Võite ka proovida loomulikult hiljem. See ei ole niimoodi, et kui inimene on väga peenike, et tema rasvaprotsenti võiks olla kõrge. Et tasub ikkagi ära proovida mõõta.
Siis meil on siin kohapeal olemas empaatiakõht, mis siis tähendab seda, et see on 16 kilo ja selle saab panna endale ette, et proovida, mida tegelikult tähendab olla nii-öelda rase. See on noormeeste hulgas, meil on siin väga populaarne. Millal veel on võimalus sellist asja proovida? Meil on üks selline kõht muideks. Pange see omale korra selga niiviisi ja öelge täitsa adekvaatne vastus, et kuidas on, et kas need rinnalihased on rasked või on see kerge? No enam-vähem. Enam-vähem? Ebamugav on. Ei, ma saan aru jah, et see meesterahvale nagu proportsioonist nagu ei sobi, aga võtke teadmiseks, et siin taga väike eksperiment käimas on ja noormees, kes pani omal siis selle vesti siin selga, see imiteerib siis lapse raskust, saan aru siis, eks ole? Jah, see on siis 16 kilo, mis peaks olema selline suht lõpurasedus, et laps pluss kõik siis, mis seal ümber on, et niimoodi nagu tunneb rase ennast kuskil siis raseduse lõpus. Ole meheks, tee meile 2 kükki ja ütle, kuidas on, kas on kerge? Prääksuga kükki, okei. Ei, super. Kuidas tunne on? Üsna ebamugav ja raske. Meil on siin veel kaasas päris selline lapse kaalu ja mõõtudega imik, mida saab siis nii-öelda proovida tõsta, võite ka proovida, et see on tegelikult päris raske. Jah, selline ongi lapse kaal. Siis meil on siin vaagen, meil on ämmaemandusüliõplased ja õendusüliõplased kaasas, nemad võivad täpselt rääkida, need on alles olnud siin eksam, et mida kõik see endast kujutab. No just, kes tahabki tulla õendust või ämmaemandust õppima. Ja siis meil on siin kaasas ka selline mees-naine, ta on meil kesksooline, kuhu saab siis proovida siseelundeid kokku panna, et nagu väga piltlikult, et millest me tegelikult koosneme ja mis kuskil asub. No nii, proovige panna siia kuskile paika seda. Ühesõnaga, need on meie siis nii-öelda sellised põnevad tegevused, mida me messil pakume ja mis on kõik siis seotud ka nende erialadega, mida meil õppida saab, et meil on siis rakenduskõrgharidus ja meil on 7 erinevat rakenduskõrghariduseriala. Tihtilugu tullakse meie juurde, öeldakse, kui ma siin räägin messil, et tulge meile õppima, et oi, et mina kardan verd. No okei. Aga ma pean ütlema kohe, et meil on ka mitmeid erialasid, mis tegelikult väga verega nagu üldse kokku ei puutugi, et näiteks terviseedendaja. See on inimestele, keda huvitavad tervislikud eluviisid, nad tahavad tegeleda nii-öelda tervise edendamisega nii-öelda kogukonna tasandil. Vaatame siis üle, mida pakub meile Tallinna Tehnikaülikool ja mida teile siis pakute maastikuarhitektuur, majandusarvestus, ettevõtlus, juhtimine. Ühesõnaga siin plakati pealt võib juba lugeda paljugi, aga räägi iseenda eest.